Kas sina juhina viid muudatusi läbi oma meeskonnas etteheitjana või inspiraatorina? Usutavasti on igasuguste muudatuste läbiviimine meeskonnas üks keerulisemaid ülesandeid juhi töös, aga samal ajal seda vältida on võimatu. Keskkond muutub, klientide vajadused muutuvad, tehnoloogia muutub, inimkoosseis muutub. Kogu aeg püütakse ettevõtet, organisatsiooni muuta efektiivsemaks ja see on täiesti vältimatu, et erinevaid muudatusi tuleb läbi viia. Samal ajal juhid on hädas sellega, et töötajad ei taha sageli nende uuenduste ja muudatustega kaasa tulla, halvemal juhul seisavad vastu, nad ei leia sellest inspiratsiooni ja tihtilugu juhid tunnevad, et nad on natukene tupikus. Aga kas võib olla ka põhjus selles, et osad juhid viivad ka muudatusi läbi justkui inspiraatorina, aga väga suur hulk juhte viib seda läbi etteheitjana. Ja mis see vahe siis on? Kui sa oled oma meeskonnale rääkimas muudatustest, muudatuste vajalikkusest ja sa ise usud nendesse muudatustesse, siis loomulikult võib sealt kõrvalt paista välja ka see, et sa tänase olukorraga rahul ei ole. Ja kui sa juhina heidad seda ette, kas läbi lillede või päris otse, et tänase olukorraga ei saa rahul olla, me ei saa niimoodi edasi minna, see kõik ei saa jätkuda, siis sellel on kergelt selline patroneeriv toon, et teie olete see probleem, teie käitumine on probleem, see, kus me ettevõttena oleme, see on probleem ja sa võib-olla natukene isegi distantseerid ennast sellest vastutusest. Inspiraatoriks muutub juht aga sel hetkel, kui ta võtab ennast ja paneb sellesse võrrandisse, ta võtab täieliku vastutuse ja ta ütleb, et minu osa selles, et me oleme siia jõudnud, on vot selline. Minu sellised käitumised, minu enda mööda laskmised, minu enda võib-olla areng on olnud piduriks, et me kiiremini ei ole edasi liikunud. Sel hetkel, kui juht muudab ennast haavatavaks, muutub ta tegelikult inspiraatoriks. Ta tuleb maha sellelt patroneerivalt positsioonilt, kes heidab ette ja näitab justkui suunda, et minge sinna, vaid ta võtab täis vastutuse ja ütleb, et mina olen valmis muutuma, mina olen valmis arenema, kas te olete nõus minuga kaasa tulema. Kas on olukord täna sinu ettevõttes? Kas sinu otsene juht on pigem etteheitja või on ta inspiraator? Kas sa tunned, et olukordades, kus ta tahab muudatusi sisse viia, ta käitub pigem etteheitvalt, et seda ei saa aktsepteerida, suund on see, või ta võtab täis vastutuse, see on minu osa, et me oleme täna siia jõudnud.